Kui ma püüan vastata küsimusele, miks õppida kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal, siis ma vastaksin niimoodi, et see on minu meelest kõige suurepärasem viis maailma mõtestada. Ja me näeme inimkonna ideede materialiseerumise ajalugu ja see on minu meelest kõige huvitavam asi. Mind köidab just see, et mul on loeng klassikalisest arhitektuurist ja ma lähen järgmisse loengusse ja me räägime moodsast kunstist või siis isegi nüüd on meil loeng kaasaegsest ja üldse teatrist. Et väga lai on kõik see, mida saab uurida ja mida õpetatakse ka. Kunstiteaduse õppekaval tegelikult kõikides õppeastmetes saab üsna sellise laiapõhjalise hariduse, saab üsna hea ajaloohariduse, erinevaid selliseid üldteadmisi kultuuri ühiskonna toimimisest. Ja lisaks sellele me saame üsna paindlikult ja üsna kiiresti reageerida erinevate eri- ja meistrikursustega ka sellistele teemadele, mis on kas ühiskonnas või kultuuris parasjagu õhus. Mind köidab selle kunstiteaduse eriala juures eelkõige see, et ma võin lõunal teha Kadrioru kunstimuuseumis giidituuri, kus ma räägin 16. sajandi maalidest, pärast lõunal kirjutada mõne kaasaegse kunstinäitusest arvustust ja siis õhtul tegeleda oma Konnatmägi uuringutega. Ja me kutsume muidugi igal aastal ka välisõppejõude tegema intensiivkursusi ja ka teisi õppejõude teistelt erialadelt. Kindlasti on võimalik õppida ka Erasmuse kaudu välismaal. Meil on Eesti kunstipraktika, meil on väliskunstipraktika ja ka muuseumipraktika siis bakalaureuse õppes. Tavaliselt iga aasta ongi, et üks on Eesti reis ja teine on siis välisreis. Nad ei ole lihtsalt mingisugused puhkusereisid, et vaatame ilusaid asju kuskil, kõik oleme toredad ja koos, vaid seal on kõva andmine. Seal tuleb õppida, tuleb ette valmistada, pead teadma, kuhu sa lähed, pead teadma, millest räägitakse, pead kuulama ja olema alati valmis, et nagu asju kriitiliselt üle küsima. KVI-s on hästi meelde jäävad välisreisid. Teoorias võib keegi seda loengut lugeda, aga siis kui seda maja näha päriselt ja näiteks Krista Kodres ütleb, et mis see on ja ma ei tea, siis ta seletab mulle, mis see on, siis see jääb nagu eluks ajaks meelde, et see on selles mõttes väga lahe kogemus. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala sisseastumisel esimesel päeval toimub meil essee kirjutamine ja see tuleb siis kunstiteose etteantud repro põhjal, saab loosiga valida 2 tükki ja valida neist ühe välja, seal juures on andmed kirjas, te ei pea muretsema sellepärast, et te ei mäleta, kes selle teose on loonud ning järgmisel päeval on meil siis vestlus, kus siis me püüame aru saada, milline on teie suhe sellesse erialasse, milline on teie kultuurihuvi ja mis teid ennekõike huvitab. Soovitaksin sisseastujatele tulla võimalikult avatud meelega. Minu selline kuldne näide on alati tuua Balti-Saksa, ütleme selline mõisapärand, mõisaarhitektuur. Et kui ma seda nägin alguses näiteks oma siis selles õpingukavas, siis ma vaatasin seda natuke sellise tusase pilguga, et tuleb see ära teha. Aga siis, kui ma sattusin kuulama seda õppeainet ja tõesti see õppejõud Oliver Orro tegi selle minu jaoks nii huvitavaks, et sa kunagi ei tea, mida sa võid avastada siin enda jaoks. Ma soovitaks sisseastujatele kindlasti seda, et mitte pelgata oma enda mõtteid. Sinu enda mõtted on sinu originaalsed mõtted. Ära pelga arvama asju. Katsetel tulevad teosed, mida tuleb analüüsida. Tuleb essee, mida tuleb kirjutada. Ei pea mängima kedagi, keda see ole. Arva seda, mida sa päriselt arvad ja ürita aru saada, mida sa näed. Magistratuuris saab õppida nii kunstiteadust süvendatult, kui selle kõrval ka spetsialiseeruda kas museoloogiale või siis kuraatoriõppele. Magistriõppekaval õpib väga erineva taustaga inimesi ja see loob ka sellise hea mitmekesise keskkonna ja seltskonna, kus on koos nagu erinevatest vanustest inimesed, erineva elukogemusega inimesed, erineva õpipagasiga inimesed. Mina soovitaks sisseastujatele, et tasub väga palju suhelda nii õppejõududega kui ka kursusesiseselt, et see muudab selle kogemuse kuidagi nii palju toredamaks. Et õppejõud on ka nagu väga inimesed ekas ja nad on hästi lähedased. Magistriõppesse sisseastumisel on tegelikult kõige olulisem vestlus ja me tahame kindlasti ka tutvuda inimese varasemate selliste kirjatöödega või õpinäidetega. Me kindlasti ootame ka inimesi, kes tahavad pigem tegutseda teistsuguste kui ainult kunstimuuseumide väljal, aga mingisugune selline teatud side siis selle kunsti- ja visuaalkultuuriga võiks ka olemas olla. Me ootame kindlasti õppima kõiki neid, keda huvitab, miks
on need majad sellised meie ümber, miks on see ruum minu ümber täna selline, miks on kunst selline, mida kunst meile öelda tahab, kuidas inimesed on väljendanud oma ideid, kuidas seda mõtestada, kuidas sellest mõelda. See kõik on minu meelest ääretult põnev.